me oleme nüüd suure pingutuse tulemusena saanud hakkama päris suure ürdispiraaliga. Mina pole ise varem nii suurt teinud ja võib-olla teie ka ei ole. See on paekivist siis tehtud. Loodame, et peab vastu ka ilmale ja väiksele tallumisele ja nüüd me istutame siia järjest vastavalt kasvutingimuste eelistustele siis erinevaid taimi. Seal põhjaküljes on leesputk, mis valisime selle koha, sellepärast talle meeldib niisugune rammus ja võib-olla natukene niiske muld ja ta ise kasvab väga kõrgeks, et siis keegi tema taga ei satu varju. Et tema on kõige põhjapoolses osas. Siis kõrvale panime karulaugu, mis on selline, kes ei taha suvist päikest saada, et kevadel ta tuleb küll vara välja, aga ta ei taha sellist suvist laust päikest, et siis ta jääb natukene selle leesputke varju ja sinna tulevad ka need mündid edasi peale, et varjavad ta hiljem ära. Siis tuleb siit edasi mündid. Mündid on ka sellise, kes nagu saavad poolvarjus paremini hakkama. Münt läheb sinna, siis tulevad juba mõned laugud, seal on väga huvitav see, mis sul ongi see rindeline sibul, mis kasvatab sealt pealt uusi järjest. Ja siis lähme siis tõesti veel mõnede müntidega ja siis igale poole tuleb basiilikut, mida meil rohkem on. Ja spiraal lõpeb siis tüümianiga, mis on kõige kuivalembesem. Meil peaks olema vahepeal kuskil ka seda pune. Selle võiks kuskile siia keskele panna ja siis siia kõige ette selle lavendli. Ei, meil polnud lavendlit, salvei. Ja me tegime seda siis niimoodi, et siin all on papp, siis panime siia sellist leiumaterjali, oksi ja asju, mida ära kasutada, siia läks ka kohvijäätmed ja kõige peale siis ja täitaks siis see kõdusõnnik lähedalt hobuse talust ja siis kõige peale sellist mulčiks lehesodi või sellist lambavilla ka, siis katsetame, kuidas see siin, kas hoiab tüümeni talvel soojas. Et muu siis on see edasine looduse jõudude ja siis kohalike inimeste töö tulemus, et mis siis siia edasi saab. Ja kuidas see edeneb. Loodame pikka iga sellele ettevõtmisele ja see, et ta siin kasvaks ja ilusamaks läheks. Ja veel on siin huvitavaid taimi, mille me kodu leiame, nii et aitäh kõigile, kes jõudu tulid tegema. See oli niisugune jõusaali töö meil täna.